Lilli tahtis näitust teha. Ja. Mina ei saanud midagi aru. Täpselt nii. Mulle väga meeldis Eeva jutustus päevikus, mis ta kirjutas Lillist ja lõvist. Ja siis ma mõtlesin, et mulle meeldis see teema, see need lühilood, et me mõlemad oleme sõnadega tegelenud erinevate viisidel. Ja et kui me teeksime koos näitused, kuidas see siis välja näeks. Ja siis me hakkasime nagu selle kaudu nagu minema vaikselt. Ja minu jaoks on võib-olla olnud tore just need omavahelised vestlused ja joonistused, et minu jaoks on see näituse osa on üks, mis on siin nähtaval, aga tegelikult see on nagu pikem protsess. Jah, et me oleme nagu sõbrad ja sellest, see on nagu kõige olulisem, aga minust on nagu see tore oli ka rääkida nagu, et nagu fantaseerida näituses, et mis selles ruumis võiks olla. Nagu, jah. No muidugi, jah. Ei teagi. Mõtlesin, et sealt ju tegelikult hakkas ka niimoodi, et kui mina siis proovisin siis kirjutada jutukesti, et kui ma peale insulti on hästi raske lauseid kirjutada või juba äkki isegi jutukeseni välja, sest varem insulti ma olin hästi palju, kirjutasin päevikusse, tegin hästi palju neid taotlusi ja tekste, lugusid hästi palju, kirjutasin lugusid, aga nüüd siis oli vaja hoopis päevikusse kirjutada, aga see oli väga raske, sest varem ma kirjutasin päevikusse nii palju lehti, kuni lõpuks tehtud. Nüüd ma tegin ainult siis mingid väiksed pisikesed jutukesed või siis, et on mingid mõned laused ja rohkem oled juba liiga palju läheb raskeks. Et olen juba täitsa väsid, et kuidagi sealt nagu tuligi, aga võib-olla äkki saab kuidagi jõuda ka jälle tagasi nagu kunsti poole, et tahaks, et see paranemine sellest peale insulte, et nagu mingi aeg tuleb juba jälle uks nagu juba kuskile mujale ka, et oma tavaline elu, kui enne seda oli see kunst. Et nii. Et see näituse protsess on tegelikult hästi orgaaniline, nagu alustasimegi, et me mõlemad tahtsime mingit värvi, et oleks siin ja siis selle kaudu Eeva ütles, et tahab kaseinvärvi, kindlasti peab olema kohupiim, et ka nagu füüsiliste tegevuste kaudu, et okei, kui on värv, et mis värv siis on ja et nagu, et me ka joonistasime seda näituse plaani mitu korda, et kus kohas asjad võiksid asetseda. Ja siis tuleb jälle mingi aga muidu tundub, et üldse, et oleks ikkagi, et see on nagu hea see protsess alati, et ma aeg-ajalt tahaks jälle siin kohendada, ma tahan täiega tapeeti panna, aga praegust on lihtsalt jõudnudki, aga mingi päev ma tahaks tapeeti selle lõvidega, leopardidega. Ja. Aga et see on siuke protsess. Täpselt nii.